Järvamaa kutsehariduskeskuse jaoks on Paide ralli on tänavu siis koduralli, et täna meid esindavad kaks sõitjat, et Rainer Pavel ja Joonas Palmisto. Et omaette on nad seotud ka kooliga, et nii õpilase suhtena kui ka siis sellega, et kui Rainer on toonud oma Mitsubishi siia õpilastele tegelikult praktikatöödeks, et tuua õpilastele võidusõitu lähemale. Saame suunata õpilasi võidusõidu meeskondadesse, kellel on abi vaja või ootavad seda, et tuleks pealekasvu juurde. Et see on nagu meie põhieesmärk. Olles siis ise selle kooli vilistlane, siis omal ajal ei mäleta, et oleks olnud sellist võimalust, et oleks saanud näha kõrvalt siis sportautosid, et võib-olla oleks siis tööle minnes ka selle suuna natukse teise valinud. Mis mul võiks selle vastu olla, et kui noored saavad täna siis kõrvalt näha, mismoodi siis võistlusauto välja näeb, mida ta endas peidab, et tänavasõidukitega ikkagi teatav erinevus on. Et kui nad ka lähevad siis tulevikus praktikale või oma esimesele töökohale autoesindustesse või kas või kindlasti pädevamad ja tublimad saavad sinna kuskile rallitiimidesse näiteks ennast sättida, et siis ei õpitaks mitte või ei nähtaks seal esimest korda siis ralliautot, vaid on mingisugune tutvus loodud, et mis siis, et see auto on juba ikkagi 15 aastat vana, et ta ei ole enam nii värske tehnika, siis paralleelid ju ka tänapäevaste ralliautodega on olemas. Kooliga seos mul tegelikult tekkis põhikooli lõpus, kui siis alustasime autospordiga, otsisin oma sellele samale autole varuosasid ja siis üks õpetajatest Tõnu pakkus mulle. Tulime siia järgi asjadele ja siis vaatasime, et et koolis tegeletakse autospordiga. Tulingi peale põhikooli, tulin Järvamaa kutsehariduskeskusesse õppima, sõiduautotehniku erialale ja nii ta on edasi läinud, et kooli poolt on alati olnud võimalus tulla siia ruumidesse autot remontima, autot hooldama, et kunagi ei ole olnud sellist probleemi, et ei saa tulla või et ei taheta lasta või et alati on teretulnud autosport siin koolis.